Võimalike varialuste liikumist jälgitakse väga tähelepanelikult, eriti meie Põhjala piirkonnas. Sama oli ka tankeri Jaguar puhul. Laeva teekonda jälgiti juba ööpäev ennem ja uuriti tema lipuriigi ning kindlustuse kohta. Viimati oli alus Gaboni registris, kus ta oli välja arvatud vaid mõned päevad varem. Eesti majandusvööndi lähedale jõudis ta teisipäeva õhtul kella 18 paiku. Me vaatame alati kõiki laevu, mis sisenevad läbi meie majandusvööndi või läbi meie territoriaalvete liiguvad Venemaa suunas. Meie põhifookus on ikkagi laevadel, mille puhul meil on kahtlus, et neil puudub lipuriik ja vastavad kindlustused, mis peavad sertifitseerima siis laeva meresõidu kõlblikkust. Ma saan aru, et lipuriigiga oli probleem, kas oli ka kindlustusega siis probleem? Seda me nüüd praegu ei oska öelda, sellepärast, et oleks ta tulnud ankrualale, oleks saanud PPA ja Transpordiamet rahulikult kontrollida kõik ära, siis me oleksime kindlasti rohkem teadnud. See video, mis on tehtud aluse pardal, on selgelt lekitatud eesmärgiga näidata, kuidas Eesti merevee alused ja luurelennuk üritavad laeva ankrualale suruda. Kuulda on käsklused raadiost, kapten nendele käsklustele ei kuuletunud. This is Estonian warship, Papa 6732. Your request will be denied. Laev vastas meie kutsungitele öeldes väga selgelt, et neil on oma käitumisjuhis ja nad ei tule Eesti territoriaalmerre. Laev jätkas teed ning Eesti merevee alused jälgisid tema teekonda kuni hetkeni, kui alus kella 23 paiku väljus Eesti majandustsoonist. Vahetult ennem seda saatis aga Venemaa olukorda kontrollima 2 hävitajat Su-30, millest üks ületas Eesti õhupiiri. Selle kohta on saadetud noot Venemaa suursaadikule. Üllatusi meil väga ei ole. Pigem oli see, et Venemaa nii avalikult ühte varilaevastiku laeva pigem siis varjutama või kaitsma asus. Euroopas on tulemas uus 17 sanktsioonide pakett just selle sama varilaevastikuga. Eelmisel neljapäeval reedel, kui me Oslos olime, siis Suurbritannia peaminister teatas, et on tulemas üle 100 laevale täiendav sanktsioonide pakett just varilaevastikule ka nende poolt. Juba on diskuteeritud teemal, miks alust kinni ei peetud. Ühel hetkel oli laeva all ka Estlink 1 merekaabel. Kõige põhiline eesmärk oli kaitsta Eesti kriitilist merealust taristut, et seda eesmärki merevägi koos abilistega, seal hulgas ka koos piirivalve ja õhuväega täitis, et see oli põhiline eesmärk olla kindel, et see laev kuidagi meie kriitilist merealust taristut ei kahjustaks. Laeval oli väidetavalt valdavalt filipiinlastest meeskond. Alus oli lastita ja on tänaseks sisenenud Venemaa territoriaalvetesse.